Jaa, see on väga põhimõtteline küsimus. Ma arvan, et me ei peagi jõudma selleni, et meil oleks lihtne menetlus. Mina ka ei tea, mida see tähendab. Küll aga me saame arutleda ja teha ka siis mingeid otsuseid lähtuvalt sellest, et kas võiks olla lihtsam. Ja kuidas seda üldse mõõta? Et kuidas öelda, et kas meil on lihtne menetlus või kas meil on lihtsustamise võimalusi veel? Sest ma olen nõus, et lihtsus on ebamäärane mõiste ja seda on väga raske mõõta riigihanke menetluses. Ma ise mõtleks, et võib-olla kas 20 aastaga on midagi läinud lihtsamaks või vastupidi raskemaks, et võiks äkki vaadata seda, et kui kiiresti need menetlused toimuvad. Statistika selles osas, et kui vaadata 4 aastat tagasi, lihthanked olid natukene aeglasemad, kui nad on täna. Avatud hanke menetlused on aga muutunud jällegi täna pisut aeglasemaks. Ei aita meid eriti edasi, sellepärast, et me ei tea tegelikult, kui palju tööd eelneb sellele, kui hange on välja kuulutatud. Teine võimalus võiks vaadata vaidluseid, kui palju vaieldakse nende hanki otsuste ja dokumentide üle. Ja seal me näeme, et statistika on aasta-aastalt põhimõtteliselt sama, et 2,2–2,7% kõigist riigihangetest jõuab vaidlustesse. Ka pole nagu eriti abiks. Minu arvates saaks mõõta riigihangete lihtsust ja raskust selle järgi, et kas hankijale on kohustusi tulnud juurde või jäänud vähemaks. Ja samamoodi pakkujale, et kas pakkuja selleks, et osaleda riigihangetes, et kas ta peab nagu rohkem tööd tegema või vähem tööd tegema. Me seal, ma arvan, vastus on üsna võib-olla objektiivne, et kohustusi on tulnud juurde, mitte jäänud vähemaks aja jooksul. Ja võib-olla üks 4. meetod, kuidas võiks lihtsust või keerukust analüüsida, on see, et lihtsalt küsida subjektiivselt hankejuristidelt näiteks, et kas nende elu töökoormus on muutunud aastate jooksul pigem nagu suuremaks või on elu läinud lihtsamaks. Ja seal ma arvan, et see vastus on kogu aeg ühte väravasse. Inimesed riigihangetest tunnevad, et elu on läinud keerulisemaks. Miks see nii on? Mis põhjustab seda, et riigihanked on muutunud keerulisemaks? Olukorras, kus just pidev janunemine on lihtsuse suunas ja tõepoolest Euroopa Liit on siin kogu aeg otsinud võimalusi, kuidas midagi lihtsamaks teha. Ja Eesti seadusandja otsib võimalusi, et mida lihtsustada. Miks siis hoolimata sellest trendist ja moeröögatusest me näeme sellist suurt kulgemist keerukamate protsesside suunas. Ma toon kohe näiteid, mida see keerukam protsess tähendab. Aga kui mõelda, et miks see nii on, siis minu meelest see on küsimus, mis on nagu palju filosoofilisem kui riigihanke õigus. Et ma näen kogu maailmas seda, et elu läheb keerulisemaks ja protsessid muutuvad komplitseeritumaks. See on nagu mingi loodusseadus. Kui me võtame lihtsa asja nagu näiteks prügi sorteerimine, siis siin kontoris, Tegose kontoris on köögis 5 eraldi tähistatud konteinerit, kuhu ma peaksin viskama pisut määrdunud jogurtitopsi. See teeb aeg-ajalt mind nõutuks. Igas valdkonnas me näeme sellist mingisugust keerukamaks muutumist ja seesama megatrend iseloomustab paraku ka riigihanke õigust. Ma võiksin loetleda mõned kohustused, mis hankijal on, mida näiteks eraostjal, kes käib ja shoppab ilma riigihanke õigust tundmata, et mida temal ei ole. Näiteks hankija peab kontrollima alapakkumusi. Hankija peab kontrollima kõikide pakkumuste vastavust. Ka neid pakkumusi, mille puhul ei ole lootustki, et need oleksid edukad. Hankija peab kaalutlema diskretsioonilisi aluseid ja põhjendama, et miks ta kellegi kõrvaldab või kõrvaldamata jätab. Eriti popp on see praegu olukorras, kus pakkuja on varasemalt mõnda hankelepingut rikkunud. Ja me oleme siin hiljuti saanud otsuseid selle kohta, et hanke ei saa öelda, et põhjenduseks, et see ettevõtja on minu jaoks usaldusväärne, hoolimata sellest, kas ta on varasemalt lepingut rikkunud või mitte, vaid sa pead tegema ära kõik selle normidest eeldava kontrolliskeemi, alustama sellest, et kas on rikkunud, kas on äkki vabandatav rikkumine ja kui ikkagi on rikkumine, et siis kas ta on minu jaoks jätkuvalt usaldusväärne. See on päris keeruline tsiviilõiguslik protsess, mille hankija peab läbi mõtlema enda jaoks. Hankija peab kontrollima sanktsioone,
hankija peab vaatama, kas maksud on makstud, hankijal, kui ta tahab näiteks hinnata lisaks maksumusele pakkumuse edukust ka mõne kvaliteedikriteeriumi alusel, ta peab hakkama hindama proovitöösid ja tegema siis omakorda siis põhjendamise otsuseid. Ehk siis igasuguseid, niisuguseid ja naasuguseid kohustusi on aja jooksul tulnud juurde. Näiteks vanasti meil oli arusaamine, et kui sa oled ebausaldusväärne pakkuja, näiteks oled terrorismi rahastanud või su juhatuse liige on pannud toime kuritegusid, siis sellisele ettevõttele riigi raha ei anta ja need ettevõtjad kõrvaldatakse riigihanke menetlusest. Ja see tundub väga õiglane ja väga loogiline. Ja siis tuli meile see heastamisinstituut, mis ütleb, et tõsi, et kohustuslikud kõrvaldamise alused kehtivad ja on kohustuslikud, kui need esinevad, siis tuleb ettevõtja kõrvaldada. Aga ettevõtja võib seda heastada. Ehk siis heastamisinstituut, jällegi uus selline nagu vahva kontseptsioon, mis on hankijale töö. Ehk siis me näeme ajas, et reegleid tuleb juurde, sest elu läheb keerulisemaks ja me peame vastama sellele keerulisele elule. Aga mida ära unustatakse, on see, et kas siis äkki meil on ka ajale jalgu jäänud reeglid, mida samal ajal võiks kehtetuks tunnistada ja ära jätta.